Nende tööks pole midagi vähemat kui sinu elu päästmine. Just seepärast peavad erakorralise meditsiini tehnikud olema kiired, täpsed, kõrge pingetaluvusega ja olema samas ka tõhusad andmepangad, kes oskavad langetada õige otsuse igas kriisiolukorras. Tänases tiimivõistluses selgubki, kes saab erakorralise meditsiini tehnikute nooremeistri tiitli. Tallinna õdedekoolist alguse saanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on Eesti üks juhtivaid hariduskeskuseid tervise ja heaolu valdkonnas. Kokku õpib siin umbes paar tuhat õpilast, kes kõik tahavad oma tulevikku siduda tervishoiuga. Lisaks kutse- ja rakenduskõrgharidusõppele on siin võimalik omandada ka magistrikraadi. Näiteks kutseõppes on võimalik muuhulgas õppida ka tegevusjuhendajaks ja lapsehoidjaks, hooldustöötajaks ja muidugi erakorralise meditsiini tehnikuks. Nende ülesanneteks on erinevate haigete, nii raskemate kui vähem raskemate haigete ja patsientide käsitlus. Sinna juurde kuulub raskete haigete elustamine, punased traumad ja nendega peaksid nemad olema suutelised toime tulema. Erakorralise meditsiini eriala sobib sellele inimesele, kellele meeldib nüüd ja äkki kohe teha. Sul ei ole aega siin väga pikalt mõtelda. Kui sa näed, et patsient on ülikriitilises seisus, siis sa pead momentaalselt tegema otsuseid. Iga asi võib iga moment muutuda. Kärts, mürts, mingil määral inimesed samat moodi. Tänane võistlus toimub paarides ja mul on ülihea meel tervitada meie võistlejad. Me ei tee esimest korda seda koos, et me oleme aasta aega põhimõtteliselt koos harjutanud juba. 3 võistkonda esindavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja 3 võistkonda esindavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Põhivoorus ootab neid ees 2 ülesannet. 3 tiimi, kes koguvad kõige rohkem punkte, pääsevad edasi finaalvooru. Ja seal me selgitamegi välja, kes saab nooremeistri tiitli endale. Meie peaksime võitma, sest me oleme ägedad ja me teeme seda, mis meile meeldib. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea. Aga siis alustamegi võistlusega. Ma arvan, et sealt ei tule midagi väga ootamatut. Esimene ülesanne on taaselustamine kliinilisest surmast. Meesterahvas, 70 aastat vana, toodi kiirabiga, diagnoosiga müokardiinfarkt. Tahtis ta vitsu minna ja järsku kukkus kokku. Tervist, mis juhtus? Kuule kokku kukkus. Ma ei oska midagi teha, võtke midagi ette. Kus on hoolde? Ukse taga lihtsalt käed käisid, aga kohe, kui uks läks lahti, kõik nagu kadus, et ainult patsient. Halloo, ei reageeri. Patsient on kollabeerunud, tuleb välja, et vajab elustamist. Katsun valupunkte, ei tunne midagi, ei reageeri. Vaatan suhu, kas hingamisteed on vabad. Tal on midagi siin suus. Teen kätte. Tuleb selline ja kinnas välja ja saad. Ma sain võõrkeha kätte. Limane, Suu on puhas. See, et tal võõrkeha suus oli, lõi natukene rivist välja sellega, et massaaži alustamine oli natukene hilinenud. Hallo, ei reageeri. Alustan massaažiga. Pulssi ei olnud, jah? Ei olnud, jah. Alustan massaažiga. Sellega peaks tegelikult iga meditsiinitöötaja hakkama saama. Tavaliselt 2 minuti jooksul inimesed väsivad siis ära ja see massaaž ei ole nii efektiivne kui alguses. Viiene maisk sobib. Jaa. Täna võistlevad nooremeistri tiitli nimel Uku Freiberg ja Triinu Taivere, Risto Sepp ja Emilia Rand ning Aleksander Vilde ja Kelly-Katriin Grünwald Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. Kirk Aleksander Kaarelson ja Viivika Loks, Sten Egert Paap ja Gertrud Naissoo ning Rasmus Anier ja Kerli Annabel Süld Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Keskkoolis keskel mõtlesin, mis ma tahan edasi teha ja mingi muu ala ei tundunud meeldiv. Kõik, mida inimesed kardavad, mina kannatan ära ja oli selline sügav tung abiks olla. Alguses oli reaktsioon, kui ma kooli üldse läksin, et issand, sa kannatad verd ja okset. Eemale. Ei tunne, pulssi ei ole. Eemale. Sa pead tšaule iga kord tõstma, kui sa annab pauku, aga see ununes ära. Joo. Ei. Asus toole, edasi. Minu jaoks keeruline on küritoru paigaldamine, sest et see nukk on hästi suur, mul on väiksed käed. Ma saan selle korda.
olen ravinud Bernis. ülesanne ise on tavapärane, ebatavapärane on kogu see seltskond ja kaamerad meie ümber. Käsi väriseb, kurat. Pole enne nii värisenud, aga noh, mis teha, peab harjuma. Nii adrenaliin on siin. Loodan, et me kokku ei jookse ja ikkagi üldine meeskonnatöö meil ikkagi toimib. Kas ma panen adrenaliini Pane adrekas ja ametoloon valmis. 4, 3, 2, 1. Võtan ampulli, pigistan järsku see pea lendab lahti. See oligi siuke hetk, kus ma olin nagu okei. Ja sellega meil natuke jänni, seal läksid mõned sekundid. Pärast seda on väga raske tagasi tulla. Tegelikult tahaks isegi ju meelde tuletada endale, et kuidas see elustamine käib ja võib-olla ka teie tuletate endale meelde. Mis meie nüüd sellises olukorras tegema peaks? Praegu me veel päris täpselt ei tea, et kas ta meil on surnud või ei ole, et me peame seda kõigepealt täpsustama. Kui me nüüd räägime inimesest, kes ära sureb, siis tavaliselt inimene passiivses asendisse. Kindlasti ta ei ole, et ma hakkan surema ja nüüd ma otsin kohta, kus siis ära surra, eks. Kõige esimene asi, mis on, et proovime siis kannatanud kontakti saada. Kõige parem on läheneda pea poolt. Halloo, kas sa kuuled mind? Kui ta selle kõnele ei reageeri, siis meid huvitab, et kas ta meil hingab. Nii, on ka võimalik teha väike selline valuvõte, on ju sellised siin võib-olla kõrva taha kergelt vajutada, rinnalihasest vajutades ja ranglu alla, on ju, et vaadata, kas ta selle reageerib. Ja siis kontrollime hingamist. Hingamist saame kontrollida siis kõige paremini, kas siis käe välisküljega, saame vaadata, kas rindkere liigub või siis tunnetada põsega. Ehk siis, kas te tunnete mingit õhu liikumist. Kui seda õhu liikumist ei tunne... See on see koht, kus tuleks nagu minna või liikuda edasi elustamisele. Just, kuidas see massaaž välja näeb. Jaotame rindkere 3. Särk on vaja siis lahti võtta. Jah, sest läbi riiet on väga raske aru saada, kuhu me need käed peale paneme. Me asetame käe mõhna koha rinnaku keskele piki rinnakut. Võiksime suruda 5-6 sentimeetrit ja kiirus oleks kuskil 100-120 korda minutis. Käed siis sirgelt, küünanukis sirged ja surve otse ülevalt all. Ma ütlesin 5-6 sentimeetrit suruda. Rindkere tuleb täiesti lõdvaks lasta. Ei tohi tekkida olukorda, kus te jääte see niimoodi mõnusalt see toetama rindkere peale. Kui rindkere ei tõuse täitsa üles lõpuni välja, siis süda ei saa normaalselt verega täituda. Nii et tule võtta siia külje peale see asend. Käed ülevalt sirged küünanukist ja kasutame keha raskuse ära, et me muskliga ei masseeri. Elustamist võiks tegelikult iga inimene tänava peal osata, et kas või nagu massaaži teha. Korraliku jõuga, korraliku survega. Ei peaks seda kartma, et nüüd midagi... Jaa, ei. Kui on tegemist vanemate inimestega, siis sellise paari tõukega võib selline ragin käia. See ei tohiks kohutada, et see on midagi sellist juhtu, mis midagi ära lõhub. See on mingid pausid ka vahel või? Ei, kui te üksi teete, siis loomulikult nii kaua kui jõuate. Kui ongi inimene ilma massaažita tükk aega seal lamab maas, siis kui kiirabi saabudes ei ole nagu enam midagi teha, sest et see veri ei käi ringi, koed ei saa hapnikku ja tekibki ajusurm. Võimalikult kiiresti kutsuda abi. See on see kindlasti, mida sa peaksid tegema. Okei, vaatame kinnituseks oli igaks juhuks. Siia vahele, sõlme. Väga hästi. Ma loodan, et mul ei ole seda mitte kunagi vaja, aga ja loodan ka, et ka teile, et ei ole vaja sellist asja teha, aga kui juhuslikult tuleb, nüüd siis te teate. Aga meie läheme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Alusta adrekaga. Jep, ootame, võtan kordoraniga ära. Ravimite võtmine võttis mul natuke kaua aega. Kas sul on adrekas valmis muidu? Mul on adrekas valmis. Süsti ära. Läheb milligramm adrenaliini. Ma juba väsin selle masseerimisega ära, et nii efektiivselt masseerida nii pikka aega üksinda on päris siuke hea ülesanne. Olemas, pulss olemas. Vaata pupille ka. Jah, tunnen pulssi. Nii, härra, kas te kuulete mind? Patsient ärkab elule. Kaugel abi on? Ja saame arstile ilusti ta üle anda. Doktor jõudis kohale, et räägi, mis juhtus? Mees patsient, 70-aastane. Jaa. Patsient vetsu minnes kukkus maha. Kui me saabusime, oli monitoril asüstoolia. Tuvastasime kliinilise surma tal. Ja alustasime elustamist. Suus oli selline hullus
jah, kummikinnas. eemaldasime soost. temperatuur oli 36,2. palju? 36,2. numbritega natukene seal võib-olla võtadasime, aga saime vähemalt esitatud arstile nii-öelda selle raporti. Kuule, aga võtame üle siis. Aitäh teile! kõik tegevused said tehtud, mis pidi tegema. Seda tegi ilusasti. Patsient tuli elule. Kontrolli pingamisteid, eemaldas. Ei vigastatud larvinguskoobiga, hästi. See oli õige. Mulle tuli üllatusena, et kui hästi mul nagu välja tuli. Endal oli pärast nagu hea tunne. Seda tegid, seda ei teinud, see on 0. Kindlasti oleks saanud igal pool nagu natuke juurde panna. Mina poleks 1,5, sest tal ei olnud ka süstlad valmis ja ta oli neid alles siis tegi. Jah, et ta tegi. Tal ei olnud neid valmis. Väiksed asjad ikkagi ununesid, aga ikkagi suur pilt oli väga hea. Võistlejapaaride tööd hindavad kohtunikud. Ekaterina Ščegolihhina Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist, Ilmar Solom Tartu Tervishoiu kõrgkoolist ja Illimar Sibul Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Kui me siin kokku võtame, siis kõik võistkonnad tundsid ilusti ära kliinilise surma tunnused. No mõningad asjad ikkagist läksid meelest ära, et see aeg läks väga kiiresti. Massaaži kvaliteet natukene võib-olla käteasendi suhtes jättis soovida. Pinge ka, et sul on kaamerad igal pool filmivad sind. See minu jaoks oli põhiline faktor. Aga see nagu on tüüpiline, et ka nende töötavate meedikutega tuleb rütmi muutus ja siis kõik koos korraga vaatavad sinna ja no käed, no mitte ei hakka tööle, et pilt on kinni. Suuremaid vigu ülesande jooksul ei tekkinud või kui tekkisid, siis olidki sellised väiksemad, mida saab kiirelt lahendada. Keegi ei teinud fataalset vigu. Jaa, et elama jäid, see on nagu kõige olulisem. Üldine pilt oli hea. Kõigil meeskondadel on oma plussid, miinused, aga ma arvan, et kõik on sellised suht ühtse joone peal. Siit mina näiteks ei oskaks niimoodi visuaalselt välja tuua parimaid. Lõppkokkuvõttes oli kõik hästi, me lahendasime ära selle asja. Tase oligi nii võrdne. Ta on hästi võrdne. Võistlejatel on esimese vooru ülesanne edukalt tehtud ja seis on väga-väga tasavägine. Pärast pausi nende võistlus jätkub ja seal ootab neid ees üks üllatuskülaline, kes täidab väga olulist rolli selles ülesannes. Esimene ülesanne on tehtud. Tundub, et siin on hästi tasavägised võistkonnad. Kohe-kohe algab meie võistlejatel teine ülesanne. Aga enne, kui me sellega alustame, siis ma tahaksin teile tutvustada meie tänast üllatuskülalist, kelleks on Trafficu laulja Silver Laas. Tere, Silver! Tere! Nagu ta on? Väike närv on sees. Õnne. Abikaasa on ka selle kooli lõpetanud siin ja ta on kunagi minu pool pannud kodus kanüüli mulle ja harjutanud niimoodi, et ma mingitel asjadel läbi ka tema karjääri olen näinud. Ühesõnaga, sa oled valmis aitama meie võistlejaid? Muidugi olen. Okei, te olete ka valmis oma teiseks ülesandeks? Just nii. Väga hea, no siis alustame. Teine ülesanne paistab tegelikult üpriski keerukas. Igal juhul on ootamatu, mis sealt tuleb. Tegemist on siis 42-aastase meesterahvaga, kes on siis mootorrattaga õppesõitu teinud ja on kukkunud. Kiirus oli umbes seal 5 kilomeetrit tunnis. Ta on valudes ja palutakse siis kiirabi, kes vaatab üle. Tuleb brigaad, ta peab veenduma ohutuses ja siis vaatama patsiendi CABC algoritmi järgi üle, mida siis kasutatakse praegu kogu aeg. Vastavalt sellele, mida nad leiavad, sellele ka lahendama asja. Oota, sa ise ei kokku. Halloo, kas sa kuuled mind? Jaa, kuulen. Mis teil praegu haiget teeb? Jalg. Me saabume kohale ja ma vaatan, kuidas ta on motika all, ruumi ei ole ja ma koheselt mõtlen, kuidas me üldse teda liigutame. Kuskilt mingid suuremad valutab? Jalg, kumb, vasak jalg, selge. Teine ülesanne tundub raskem, sest et seal on vaja rohkem keskkonda, ümbrust jälgida. Sa pead olema ikka mõtetega väga koha peal, kui seda lahendada. Nii, kus teil siit valus on? Alt sääre juurest. Ma õrnalt katsun, vaatan. Ja väga valus on sealt. Väga. Patsiendil väga suuri vigastusi ei ole. Nüüd tõstan särgi üles ja vaatan vigastusi otsin. Aga brigaad peab olema veendunud, et tal ei ole nagu muid neuroloogilisi traumasid ega kaela ega mingisuguseid suuri traumasid. Teine kaaslane praegu kontrollib teil verejookse. Siin on üks vigastus vasakul jalal. Jaa. Ja siis nad peavad selle patsiendi ära lahastama, suutma ta autosse panna, kiirabiautosse
põhimõtteliselt mäng lõpeb siis sellega, et kui patsient on jõudnud kiirabiautosse, verejooksu ei ole. Verejooksu ei ole praegu. Tee palun suu ka korra lahti, ma vaatan. Hästi võid kinni panna. Ootamatu on see, et sinna on mingisugune mootorratas tekkinud. See on üks segav faktor. Korraks oli küll selline tunne, et ei tea, kuidas teda üldse sealt saab välja, et tõmbame teda sealt välja, aga siis motikas kukub meile peale. Nii, aps. Kas sa sõidutad selle sinna poole? Saad. See lisab aega, et kuidas see probleem nüüd lahendada, et see patsient sealt rattalt kätte saada. See on veel, mille peale peame mõtlema. Siin kiirabi. Kuidas teie nimi on? Siigimere. Ma alustan Plaatsvaibiga. Ja olen Triinu. Tegid õnnetuse, jah? Kuhu me tahame jõuda on see, et patsient on raami peal, raam on püsti ja autosse lükatud. Vaatame, kas me saame siis nagu, kuhu me tahame. Me võtame teil selle kiivri ära, kui sobib, jah? Selle tagant ka. Aeg on nagu ilmselt suurim vaenlane. Kõik muu tehtav. Juuksed kõik ära ja tõmbab. Päris kiiresti peab selle patsiendiga tegelema ära ja autosse saama, et päris palju asju vaja teha. Kas sul allergiaid on? Mingis antibiootikum vastu. Mis antibiootikum? Ei tea peast. Selle ajapiiranguga on natuke siuke, ei tea, kas aega jõuab. Liigutame, võtame teie kiivri peast ära. Vaikselt. Tavatingimustes tegelikult niimoodi ei tehta nii kiiresti, et me väga palju peame nagu piltlikult öeldes üle hüppama asjadest, et lihtsalt jõuda sinna, kuhu me tahame. Kuidas hindate praegu oma valu 10 punkti skaalal? 8. Patsiendil oli nagu riietusega oli natuke raskusi. Võtame sult selle kiivri peast ära, eks? Ja. Ehk siis tal olid näiteks paelad olid hästi tugevasti kinni, eks me sellega mingi mähkisime ja siis motika sõida täpselt jala peal. Väga raske oli seda nagu lükata. See on väga raske. No see on piisav. Tõmba see praegu peale. Katsume kõhtu. Esimeses ülesandes nad lahendasid situatsiooni nuku peal. Nüüd teises ülesandes nad peavad lahendama situatsiooni päris inimese peal. Inimest katsuda, vaadata, kompata, see on hoopis teine teema kui nukk. Inimene teeb häält ise, alati see mõjutab inimest teistmoodi. Kui sa ikkagi hakkad päris inimesega, see tõstab omakorda veel adrenaliini. Kas sa ise saad liikuda ülespoole? No aidata, jah. No, aga liigume siis, proovime. Väga hästi. Hoia ilusti. Nii. Väga hästi. Kus lahas on? See, et päris inimene on ilmselt teeb lihtsamaks selle suhtlemise poole just, et kuidas patsiendiga suhelda, sest nukk ju ei vasta ega reageeri kuidagi. Praegu külm ei ole? Ei ole. Päris inimene ikkagi mingit reaktsiooni annab vastuga. Praegu midagi muud sulle haiget ei tee, ainult see jalg. Ainult jalg, jah. Tallinnast siis parimaid gruppe on Kirk ja Viivika, et nad on nagu väga hea pühendumusega teinud nagu harjutamisi ja kõike koos. Ja nüüd veidikene tegutseme su jala juures ja võib nüüd valus olla. Me seome selle kinni nüüd. Me võib-olla siin teeme rohkem nagu nalja koos, et harjutame, aga võib-olla rohkem naljaks, aga nad võtavad päris tõsiselt asja. Nii, kas te ise saate mida natuke, me tõmbaksime teid natuke üles poole? 1, 2, 3. Kõige õudsem ongi see, et nagu hambaarst juures ja kus iganes, et midagi toimub, aga sa tead, mis on, mis hetkel valus on või mis juhtub. Kui mul päris elus peaks asi olema, oleks nagu väga hea, kui küsitakse, kas on see, kas nüüd me teeme seda. Nii, kas te ei saa üldse jalga liigutada, jah? Vasaku jalga mitte. Okei, mõte saab otsa ja võib-olla väike nagu paanika tekib, et kas jõuame aega. Ajasurve oli tõesti meeletu. Nii, me nüüd natuke liigutame seda jalga, see võib valu teha. Alguses ilmselt natukene venitasime seal, et ikkagist võõras nii-öelda inimene patsient, et tavaliselt me oleme harjunud üksteise peal seda tegema, et me teame, mis nüüd juhtuma hakkab, aga võõrale patsiendile ikkagist seletame, et me nüüd seda sealt katsume. Me paneme lahase teile siia jala ümber, liigutame jalga, see võib haiget teha siin vahepeal. See vestlemine kindlasti võttis seda aega ära, millega me ei olnud arvestanud nii palju. Käis pidev suhtlus omavahel, suhtlus minuga väga palju, mis on oli tore. Kogu protsess oli ikkagi niisugune professionaalne. Selle ülesande puhul meil jäi sellest omavahelisest suhtlusest veidike puudu. Ma arvan, et see maksab meile koha finaalis. Kas võtad mingeid ravimeid? Ei võta. Ei võta. Ma ei saanud pulli kõiki. Jah, et siis ma pidin seal aitama. Saad seda pulli mulle lahtida? Anna mulle. Aitäh. Aga jala saime seotud, lahastatud. Lähen toon raami või? Too raam valmis, jah. Võtan siis raami autost välja ja ma ei tea, kas ma ei vajutanud õiget nuppu, sest ma ei ole selle raamiga väga palju koostööd teinud. Oh my god.
esimene ots lihtsalt käib pauguga maha. See oli ootamatu. Kelly, võta rahulikult. Jaa, mul on kõik hästi. Ära ennast palun vigasta. Mul on kõik parimas korras. Natuke võttis aega, et nagu koguda, et okei, mis ma nüüd teen. Aga siis ma nagu sain ikkagi, läksin see raami taha ja tõstsin ta lihtsalt üles tagasi ja siis hakkas see raamiga pusserdamine pihta ja see raam oli huvitav. Aga kohale ta jõudis. Mina jäin terveks, patsient ei õhustanud, et selles suhtes nagu on okei. Üldplaan oli kõigil sama, aga igaüks tegi natuke oma touchiga. Esiteks mul pandi kanüüli mitmes inimeste kohta, mõlematele kätte, nii siia kui siia. On mingid kindlased, mida nad kõik küsisid, mis on väga õiged, kõik need katsumused, kas on siit pead hoidmised, kõik niimoodi järjest jälgides on ikka huvitav, et on võimalik teha nagu ühtmoodi. Ma ütlen, et üks on vale või teine on vale, aga on natuke mitut moodi võimalus seda nagu lahendada. See on olnud 10 minutit aega, et see kogu see nagu liikumisfluidum oli kõigil nagu tegelikult hea ja koostööga. Võtan üle, hoian. Hakkame lõpuks näpmist üle andma. Tuleb pähe kõik asjad, mis on tegemata. Patsient külmetab näiteks. Jah, ei läinud see nii hästi, kui me lootsime. Kinni. Pumpan siin kuskil. Sain. Ops, said. Seal on vaakumlahased, on ju, see on graanulid sees ja siis sul on väike käsipump ja siis sa pumpad selle õhu sealt välja ja siis ta fikseerib selle jäseme. Panime selle lahase tal ümber sinna, on ju, seotud kõik. Ja hakkame pumpama. Ja see lahas ei lähe õhust tühjaks. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma saan üksi selle juba ära pumbatud. Ma ütlesin, et Uku, mine too raam ja siis hakkan pumpa, vaatan. No mitte midagi lihtsalt ei tule. Ma mingi ikka panin korralikult seal. Mina olin auto taga, ma olen suht juba nagu pahane, sest et pikk päev, olen väsinud, tõmban selle raami välja, jõuan tagasi. Läksin põlvil ja hakkasin ise pumpama, võtsin Triinu käest selle asja. Oota, rahu. Ja siis tuli... Aeg! Nii, lõpetame tegevuse. See oli nagu löök vastu kukalt. Ma andsin korralduse, et nüüd me tõstame ta raami peale ja siis oli aeg. Paneme kokku asjad, võtke lahased küljest ära. Me jäime päris korralikult ajahätta. Me ei saanud patsiendi jalga veel korralikult lahastatud ja me ei saanud ka patsienti autoraamile ega autosse. Vähemalt me tegime enamasti algoritmi järgi ja kõik eelnevad tegevused tegime hoolikalt. Et oleks natuke saanud lisaaega, umbes minut 2, et siis oleks ta ilusti autosse jõudnud panna ja sa oleks saanud teele asuda. No Silver, tavasti nad said su ära tohteratud ja sul päriselus ka selliseid asju ei juhtu. Mis siis sulle võistlejad, kuidas nad sind aitasid? Üldplaan oli sama nagu igaüks väikse oma touchiga nagu. Põhiline ikka valuravi loomulikult. Siis kas siis leidsin ketamiini sain, siis sain fentanüüli mitu korda ja eks ka 6 korda loomulikult pandi kanüüli ja topiti kõik sisse ja hakati jalga fikseerima. No ühesõnaga, sa ütleksid, et võistlejad olid nii-öelda juba professionaalid? Mina ütlen küll, jah. Ei tundnud kordagi, et oleks olnud nagu mingi ülesanne asi. Tegelikult nagu reaalselt õiged küsimused, õige nagu info, mis on allergiad, värgid, minek ja lähme teeme korda, et jumalast on nagu professionaalne värk. See on mingi kindel iseloomujoon on, et sa oled natuke ennast ohverdavam ja sa oled rohkem mõtled teiste peale ja seda on nagu väga tore vaadata ja seda tööd ei suuda igaüks teha, aga need, kes teevad, see on väga äge näha. Silver, aitäh sulle ja aitäh, et sa ka meditsiini ise panustad. Aitäh. Mina nii-öelda oma kogenematu silmaga ei tabanud küll, et oleks nüüd keegi olnud selgelt ees või keegi selgelt järel. Et oleks mul žürii, oleks mul väga raske hinnata neid. Kui eelnevalt oli see, et nukuga mäng on ja nüüd, kui sul annatakse ikkagi päris inimene nagu ette, et seesama, et nüüd nagu lööb rivist välja, aga oi, kus sa sellega panid väga kindlalt ja tegutsesid kindlalt. Korraldused, omavaheline suhtlemine, patsiendiga suhtlemine on väga hea. Positiivne oli see, et kõik mõtlesid ohutuse peale, mis on tegelikult trauma puhul väga oluline. Kõik oli enam-vähem samal tasemel. Kõik väga tublisti kasutasid siis kaitsevarustust, see puudutab ka see eneseohutusteks. Ainuke, mis siis oli, jäid natukene aja etta. See ülesanne kindlasti on tehtav selle 10 minuti jooksul. Keegi ei jõudnud autosse. Kõik siuksed väiksed asjad lõpuks mängisidki halvasti kokku. Oleks võib-olla 15 minutit, siis nad oleks nagu jõudnud. Võib-olla oleks jõudnud, kui lihtsalt tempo. See tegevus siis võib-olla oleks võinud natuke olla süsteemsem ja kiirem. See oli ikkagi suhteliselt nõrk sooritus praegu. 3 paremusega sellest võib-olla pigem ei piisa. 2 ülesannet meie põhivoorust on nüüdseks tehtud ja nüüd on see aeg, mille me kuulutame välja, kes on need 3 võistkonda, kes saavad finaalvooru. Lohutasime juba, et saame koos koju minna ja rahulikult filmi õhtu teha ja
nagu eraldi, mitte ühte koju. Nimed ma ütlen juhuslikus järjekorras. Puuduseid oli piisavalt palju, et on meist paremaid tiime, aga võib-olla ei olnud kõige halvemad sooritused, et päris viimasele kohale ehk ei jää. Esimene võistkond, kes finaalvooru pääseb, on... See on see, kus me peame... Ütlema, meie. Oota, 1, 2, 3. Meie. Rasmus ja Kerli Annabel. Võimas tunne. Ja närvid on täitsa läbi tegelikult. See pinge, see ootamine seal, et ma tunnen, mu süda ikka puperdab nagu, et kes edasi saavad ja ma ei tea. See oli jah, selline ärev. Natukene tõenäosus ikka langeb, et meie edasi saame, aga niimoodi kindlalt, et nüüd saame või ei saa, ei oska isegi arvata. Teine võistkond, kes edasi pääseb, on... Praegu ei ole eriti tunnet, et meie edasi saaks. Kuidagi nagu nii palju asju jäi lihtsalt tegemata, et ilmselt nagu punktid väga jäid lihtsalt saamata. Ma arvan, et Gertrudil ja Stenil on võimalus saada finaali. Gertrud ja Sten Egert. Ei no ikka hea tuju on, et finaali saime edasi, aga vist ootamatu. 4 tiimi ootab veel oma otsust, aga 1 vaid pääseb finaali. Ja selleks on... Kui juhtubki, et meie ei saa, siis vähemalt võiks mõnigi Tartu tiim saada, et oleks ikkagi mõlemad koolid finaalis, et näeksime, kumb siis tegelikult parim on, mitte et on ainult Tallinn. Ma arvan, et meil on lootust, aga ma arvan, et see ei ole väga suur. On nii nagu on. Kas tuleb või ei tule? Kelly-Katriin ja Aleksander. Ei uskunud väga, et jõuame. Ma olen väga üllatunud, et me oleme finaalis. Tähendab, mida? Me oleme. Ma ütlesingi me. Okay. Palju õnne teile ja teeme aplausi meie teistele võistkondale ka. Aga ega te väga pikalt puhata ei saa, sest teed ootab ees finaalvooru ülesanne. Kas te olete valmis? Just nii. Ei tundu küll, et oleksite. 1, 2, 3. Meie võisame Võisame. Kas te olete valmis? Jaa. Vähemalt 1 mees on, aga alustamegi siis finaalvooruga. Nii, 1, 2, 3. Meie võidame nooremeistri tiitli. 2025. Just. Erakorralise meditsiinitehniku nooremeistri võistlus jätkub. Mul vanaema kohe arvab, et nüüd ma olen 20 aastat õppinud arstiks ja tean kõiki haigusi peast läbi ja lõhki. Kui midagi häda on, et siis kõik helistavad kohe, et kuule, ma lõin oma varba ära või mul siit veokseb verd või mul uksendan, et mis ma teen. Et selline perearsti roll on tulnud kuidagi kaasa. Minu kõrval on siin 3 parimat võistkonda, kes pääsesid finaalvooru. Minu arust see oli päris ootamatu, ma ei oleks arvanud. Nõus. Kallid sõbrad, kas te olete nüüd siis finaalvooruks valmis? Jaa! Väga hea. Alustame siis finaalvooruga. On siis suurõnnetuse lahendamise ülesanne. Tegemist on masskannatanute sündmusega, et siis see on alati hästi selline hirmuäratav natukene. Üks brigaadi liikmetest siis peaks hakkama sündmuskoha meedikuks ja teine brigaadi liige siis peaks alustama siis esmase triaasiga. Meie ülesanne on kõik kannatanud sealt üles otsida, mis siis erineb nii-öelda nendest tavalistest ülesannetest, kus meil on üks konkreetne patsient, kellega tegeleda. Keeruliseks kindlasti teeb see situatsioon ise, mis kindlasti on ju üllatus. Kus need kannatanud on, kui palju neid on, mis on nende raskusaste. Nüüd on raske ülesanne meil ees. Jah, kõik olid tublid, aga me proovime nüüd lõpuni välja olla kõige tublimad. Ja, et anname endast parima. Keskus siin kool 9.1 jõudsime kohale, alustame luurega. Keskus kuuleb kool 9.1. Põhiülesanne ongi meil otsida kõik kannatanud ülesse ja määrata neile kategooriad ja tellida lisaabi vastavalt sellele, kui palju meil kannatanuid on. Hallo, kas sa saad liigutada? Ja ka anda kõige esmast abi, ehk siis peatada verejooksud. See ülesanne tundub meile natuke keeruline, mitte keeruline, vaid kaootiline. Issand jumal, ma lähen sassi juba. Kõik, kes kuulevad ja suudavad kõndida, tulge minu juurde. Triažeerimist meil on paar päeva olnud õppes. See on selline, mida igapäevaselt nii-öelda ei harjuta. Sellepärast võib-olla on endal selline ebakindlus natuke sees seda ülesannet täites.
kui finaalülesanne käib, saame tuttavaks meie finalistidega. Mina olen Rasmus, 23 aastat vana, elan Keilas. Rapla kinomaja esimene korrus, saal. Tango, varing. Side lõpp. Mina tegelen vabal ajal tervise spordiga, vahepeal käin discgolfi mängimas, vahepeal käin niisama jalutamas, vahepeal tõstan metalli ja olen pere ja sõpradega ning ka natuke arvutis. Plaanin tulevikuks siis edendada enda teadmisi, kindlasti erakorralises meditsiinis kui ka siis meditsiinis üldiselt. Kui teiega ükskõik mis juhtub, siis õigake, eks ole. Istu tema kõrvale. Nii, sul väriseid verejooks ei ole. Nii, kas sa püsti saad tõusta või? Ole hea, tõuse püsti. Minu nimi on Kerli Annabel Süld, olen pärit Tallinnast ja olen 25-aastane. Mine sinna selle poisi juurde. Sündmuskoha meedik, saadan sulle ühe beebiga. Palun vaata ja ma ei pannud teda kirja veel. Mina tantsin vabal ajal rahvatantsu sellises ansamblis nagu Kuljus. Suvel tahaks kindlasti tantsupeole jõuda. Tegelen ka natuke teadustööga ja uurisin siis täpsemalt Parkinsoni tõbe. Ehk siis mul olidki päris patsiendid ja vaatasin nende geneetilisi andmeid ja proovisin sümptomeid siis geneetikaga kokku viia. Nii, kas sul on veel kuskilt verejookse? Kindlasti tahaks erakorralise meditsiiniga edasi tegeleda, aga ka õppida juurde seda erakorralist meditsiini veelgi rohkem ja panustada siis tervishoidu oma higi ja pisaratega. Keskus, siin praegu saan korraks täiendada kannatanute arvu, et siin on 3 rohelist kokku vähemalt ja võtaks neid kiirabibrigaade juurde, kui saadate. Teil on 3 rohelist ja 1 kiirabibrigaadi. Mina ütleks, et me saime tiimina hästi hakkama, kuigi ma tunnistan, et ma vahepeal Kerli jutt läks mul kõrvadest mööda, sest ma kuulasin raadiot. Aga kui raadiosõnum sai kuulatud edastatud, siis küsisin üle, tuli vastus. Kas sa oled need pannud kirja siin, kes siin on? Ei ole. Meil koostöö väga sujus ja täiendasime üksteist ja toetusime üksteisele, mis ongi väga oluline meditsiinis. Tiimitöö on võti. Kõik oleme ühe eesmärgi nimel väljas. Kas ta kõiki käsi jalgu liigutab? Kõiki liigutab? Super. Olen otsin veel. Mina otsi, jah. Tundus, et leidsime kõik ülesse, aga kuidagi nagu sihuke kõhe tunne jäi sisse, et nagu midagi jäi tegemata, et aega jäi kuidagi üle või kuidagi sihuke kõhe. Kordan infot, täiendame novembrit EKO 2 metaanraportil. Kuidagi kahtles, et lihtne oli see. Ütleks selle peale. Keskus sai kogu info. Side lõpp. Nii, sa hakka kohe luuret tegema. Keskus, siin kool 9-2 kuulda. Kui me ikka korralikult suhtleme, siis võib täitsa hästi isegi minna. Vaata sealt tagant ära ja siis seest ka. Häirekeskus kuuleb. Alguses on see, et ruum on pime. Sa nagu ei näe mitte midagi. Minu jaoks oli see kõige nagu ootamatum hetk. Kõik, kes saavad kõndida, tulge minu poole! Mina olen Aleksander Vilde, ma olen 21 aastat vana ning pärit Pärnust. Verd tuleb kuskilt. Ei, selge, siis tulevate siia istet. Kuna ma töötan mitmes kohas, siis üldjuhul on minu vaba aja tegevusteks ongi lihtsalt magamine. Ma pigem töötaks nüüd natuke aega, kas aasta-2 ja siis vaatame, kui tuleb tunne, et tahaks korralikult edasi õppida, siis lähen õpin edasi. Esimene valik oleks õendus. Teie saate kõndida, jah? Nii, tulge minuga. Rääkige, mis valutab. Kohe alguses siis jooksen esimese inimese juurde, keda ma lihtsalt näen. Ma annan teile ühe kaardi nüüd siit, panen selle teile käe ümber. Temaga see enam-vähem ära toimetatud ja siis peale seda kuidagi jooksen põhimõtteliselt nagu peata kanasel ringi. Hästi nagu hektiline. Kõik on väga nagu kiirelt toimub, et ma isegi ei jõua nagu väga mõelda. Mina olen siis Kelly-Katriin Grünwald, 19-aastane ja tulen Tartust. Ma olen juba 5. eluaastast tegelenud tantsimisega, ehk siis absoluutselt väga palju erinevaid stiile, väga palju erinevaid liikumisviise. Kindlasti tahaks meditsiiniga jätkata. Olen mõelnud arstiteaduse peale, aga seda tulevik näitab, mis toob, aga kindlasti tahaks ka endina kuhugi ikkagi tööle minna kõigepealt ka, et ei ununeks need käelised oskused ka ära, et ma usun, et need on ka ikkagi väga vajalikud. Edastan metaanraporti. Kas olete valmis vastu võtma? Saada. Varisemisohtlik, pime, kuni 80 kannatanut, vähemalt 3 politseipatrulli ning 24 kiirabibrigaadi.
kiirabi ja pääste on juba teel. Siia poole. sul kaarte on või? Jaa. Okei, anna talle siis palun. Et sa ju täpselt ei tea, kui palju sul inimesi abi vajab või kui palju, üldse, mis see nagu sündmus endast kujutab, et siis on alati hästi selline pingeline. Nii, härra, kuidas teil on siin kõrval? No kiirabi on juba teel, eks? Kohe kui kohale jõuavad, siis saame alustada transporti. Ajast natuke jäi puudu. Sinu aeg on täis. Aeg on täis, Kelly. Okay. Tule jaga numbrid. Läks suht hästi minu arust. Kiirabibrigaade sooviksime 6. Ma ei ole päris kindel, kas ma kõik kannatanud üles leidsin. Kõiki nurgatagusid ja kõiki nagu alust ei jõudnud nagu üle vaadata. Ei oska midagi oodata veel. Kõik, kes saavad kõndida, tulevad minu juurde. Seal on pime. Ma pean otsima neid kannatanuid. Nii, kas te saate kõndida, jah? Minge sinna. Vestiga naise juurde, palun. Mingi valgus on, aga ega sinna laudade toolide vahele ei näe, mis seal on ja kui palju seal inimesi võib olla. Kahtlused on nagu peas, et äkki jääb keegi vahele. Nimi on Sten-Egert Paap. Ma olen 22-aastane ja pärit Tallinnast. Vabal ajal mulle meeldib jalgpalli mängida ja kala püüda. Plaanin minna Tallinna kiirabisse tööle. Edasi üritan minna õenduseriale õppima. Okei, kas te saate palun tõusta püsti ja siis kõndida sinna vestiga naise juurde? Sten üksinda otsib neid, siis mina koostan samal ajal raporti. Tere, mis teil juhtus? Kas sealt tuleb verd ka? Mina olen Gertrud Naissao, 22-aastane ja tulen Pärnust. Ja nüüd seisa siia seina äärde ja ära siit ära mine. Mulle meeldib lauamänguõhtuid korraldada, et saame kokku ja mängime siis lauamänge erinevaid. Et meil on traditsioon, et näiteks jõuludeks või sünnipäevadeks, et kingime erinevaid lauamänge, et siis on jälle järgmine kord tore koos mängida neid. Nii, ja teil verd kuskilt ma ei näe praegu tulemas. No mina loodan ka ikkagist kiirabisse tööle saada, aga mina sihiksin Pärnu kiirabi, et jääksin ikkagist Pärnusse koju. Kas te kõndida olete võimeline? Suht üksildane tunne on ka seal. Nagu üksi otsida ja teha. Avan hingamist teed. Nii, kas te kõndida saate? Ei saa? Kindlalt ei saa püsti tulla? Mina ikkagist usaldasin, et Paap läks oma ülesannet täitma ja ma ootasin teda enda juurde tagasi infoga ja ta tuli ja andis mulle infot, kas see nüüd oli kõik õige, see on juba omaette küsimus, aga vähemalt ta tuli infoga. Väga hästi öeldud. Sooviks anda metaanraportit, kas olete valmis? Kannatanute arv võib olla kuni 40-50. Seega sooviksime juurde vähemalt 20 kiirabibrigaadi. Olukord seis. See oli nagu aeg või? Situatsioon läbi. Okei, fine. Minu sisetunne ütleb, et mõni kannatanu võis jääda leidmata. Läbi. Peaks olema. No. Läbi. Mina arvan, et punktid on suhteliselt lähestikku, kõigil olid sarnased head ja vead, et ma arvan, et tuleb tihe rebimine. Nii, võtame siis kokku selle masskannatanutega siis sündmuse. Mul on selline kõhklus sees, et nagu ei tea, kas nüüd sai kõik asjad ikka korralikult tehtud. Tulid ikkagi põhiasjad nagu välja enne. Mõningased puudujäägid olid siis sündmuskoole saabumise momendil. Unustati selline eelluure teha, et millega võiks siis tegemist olla. No kindlasti mõned väiksed kohad oleks saanud nagu paremini teha. Enam-hem lõiti kõik üles, välja arvatud ühel võistkonnal siis jäi keegi meil ka kadunuks. Kindlasti keegi jäi kahe silma vahele, aga praegu on küll tunne siuke, et võib isegi võit tulla. Side kui selline, üldjuhul meedikule alati üks pähkel. Oli näha kaitseväe tausta sees, et lust oli kuulata seda informatsiooni, mis tuli. Meie võidame noore meistri tiitli. Mina ei oleks nii enesekindel. Ütleme siis kokkuvõtteks, et tublit tööd on tehtud. Tipp-tupp. Nii väheste teadmiste oskustega, nii väikeste ajaga. No see on äge. 5+. Noore meistri tiitli võidab parim. Ma ei tea, ma ei oska isegi nagu eeldadagi. Hindamine on läbi ja nüüd saamegi teada, kes saab erakorralise meditsiini tehnikute nooreks meistriks. Tegemist on ajaloolise sündmusega, sest varem pole sel erialal nooremeistri võistlus toimunud. Ma palun lavale võistluse 3 parimat tiimi. Kerli Annabel ja Rasmus ning Gertrud ja Sten-Egert Tallinna tervishoiukõrgkoolist ning Kelly Katriin ja Aleksander Tartu tervishoiukõrgkoolist.
Head finalistid, te näitasite võistlusülesandeid sooritades, et saate hakkama ka kõige keerulisemas olukorras. Ja teie kutseõpetajad tunnevad teie üle suurt uhkust. Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Ilmar Solo ja võistluse peaekspert Roman Paluste. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes on kogunud 3 ülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Ilmar Solom, milline tandem saab täna nooremeistri tiitli? Kõige rohkem koostööd kokku harjutanud ja ma arvan, kõige rohkem närvi oli tällel. Meie võitjad on Kerli Annabel ja Rasmus. Palju õnne kõigile finalistidele. Kelly, Katriin ja Aleksander, teie saavutasid teise koha. Gertrud ja Stennegert, teie tulite 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uutele noortele meistritele Kerli Annabel ja Rasmus. Võistluse peakohtunik Ilmar Solom, mis neile võidu tõi siis? Küll nipin-napin, aga kõikides nendes 3 ülesandes, mis me tegime, olidki nad kõige esimesed jooksvad kogu aeg. Kerli, Annabel ja Rasmus, palju õnne veel kord. Mida see võit teile tähendab? Mulle tähendab see võit seda, et pädevus on säilitatud ja nagu oli näha, siis kõik on nii lähedal üksteisega, et tase on siiski olemas ja hea ja see on minu arust kõige olulisem. Kelly Annabel, mis sulle? Ja võit tähendab meie jaoks, ma arvan seda, et me teeme õiget asja. Seda, mis meile meeldib ja mida me tahame. Palju õnne veel kord ja ma arvan, teeme suure aplausiga. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinnakarika, aga see pole muidugi kõik. Esikolmikule panid auhinnad välja Haridus- ja Noorteamet ja ASÜE International. Võistluse peaekspert Roman Paluste, mida te soovite meie võitjatele? Tänu noormeistrile saatele sai Eesti üldse näha seda vastuserikast eriala lähemalt ja need finalistid siin ilmselgelt on selle eriala nagu parimad esindajad. Jääge sama efektiivseks, aktiivseks, hoidke taset. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus õpivad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Läänemaale, sest just Haapsalu kutsehariduskeskuses võtavad mõõtu Eesti parimad noored müürseppad. Kuidas noormehed ootamatu võistluspingega hakkama saavad, näeme juba järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Tšau, tšau! See on mu esimene kord, kui ma reaalselt seguga mingisugust müüri laon. Ära pane mulle pinget peale. Esimene koht, ega ma alla selle ei olegi väga mõtlenud. Mul jooksmine käis, stange oli märg. Vahepeal panin vasaku käega, aga selle käega ma ei oska mitte midagi teha. Natukene läks pekki. Mulle tundub, et ma olen teistest aeglasem. Läks natukene lappama. No minust saab kindlasti ehitaja. Seda ma olen nagu väiksest saadik juba tahtnud. Ennem sai küll priisatud, et esikoht siit ma tulen, aga praegu ma selles nii kindel ei ole.